Uku Kõrre. Kui siin kohtunik Lääne vilistas mängu käima, Kalju pani palli mängu. 3 Danil Rudenko. Vaatame sellelt senderduse võimaluse siin ära, kui Lermelt senderdus tuleb ja seal on mehi ka ja peaga pääseb löögile päris hästi. Kalju nüüd vasakult proovib, Guilherme Rudenkot ette võtmas, Guilherme värava ette ja seal võidis lüüa, aga Podoljusin suutis blokeerida, Podoljusin uuesti on jalgupidi ees seal. Kaugelt ja nüüd saab ka esimest korda Kask püüab läbisõiduga leida Patrik Eiem, siit Sulusi sulip jääb alla, Patrik Eiems päris terava nurga alt ja tsooni võtab selle nurgalöögi puhul nüüd, mängib lahti Guilhermele. Marin senderdus tuleb, sealt saab pikendus ja siht sai löögi, et kiire oli näha siin, kui Kalju out oli, aga ohtlik vale sööt ja Guilhermele jala peale, Guilherme, aga suudab Laur seal blokeerida. Viib palli vasakusse äärde, Guilherme, temal on Rudenko vastas ja kohe on teine mees ka juures, nagu ikka Rõõmussaar oli selleks teiseks ja nüüd on ohtlikult värava eest. Konksu Rudenko vastu senderdab oma tugeva vasaku jalaga. Pealelöök nüüd blokeeriti ja Tambetuu, see oli hirmus purakas ja teine pall veel seal. Antonov nüüd keerutamas seal sihti vastu ja tuleb pall ka hästi. Ei, see õnnestunud see esimene puude, aga nüüd Rudenko korraks lankas ikkagi väga hull ei ole see olukord. Jose ja oi, seal Kask ja Jose lähevad nüüd tülli päris ja siit peaks vast kaart ka järgnema siin. Jose võib-olla mängib seal küll natuke. Ja läheb Lääne ekraani juurde. Nii, Lääne on otsuse teinud. Jah, näitab, et enne ta oli ikkagi punast näidanud, et nüüd muudab selle otsuse ära. On ääred ära vahetanud, Tarasenkov on tulnud siia vasakule. Paremaga tõste ja see ääred ära vahetamine, see toimis. Ja Tarasenkov väravasöötja, kas tõesti taaskord Rommi siht. Teist mängu järjest skoori avab teisel poolajal ja 80. minut. Ja no, nägime nii palju kordi, kuidas Guilherme siin vasakul äärel tõi Konks ühele poole ja Konks teisele poole, siis jälle ühele teisele poole, aga nüüd tuli siia Tarasenkov. Ja sai mäng läbi, nii et 1-0 Nõmme Kalju siin Harju Laagrit võidab. Nõmme Kalju poolkaitsja, kaldkriips, äärekaitsja Rommi siht täna 1-0 võit Harju Laagri üle, kuidas selle mängu kokku võtaksid? Ma arvan, et see mäng oli väga võitluslik, et nad istusid kogu aeg kaitses ja meie ründasime, et nemad tulid kontrate peale, et neil oli mõni ohtlik kontra ka, et üleüldiselt oleme rahul, et me saime oma 3 punkti kätte, et see on peamine. Kas esimesel poolel jäi teie mäng natuke liiga rahulikuks ja kas poolel kõeti üles või teisel poolel tundus kuidagi mulle, et natuke kiiremini ja teravamalt liigutasite palli? Ma arvan, et meid ei köetud üles, vaid lihtsalt me jätkasime seda sama, mida me esimesel poolel tegime. Et me hoidsime palli nende kasti ümber ja tekitasime võimalusi, et ühel hetkel nad peavad väsima, et selles pole kahtlus, et me peame lihtsalt hoidma oma rütmi ja tegema võimalikult palju peallööke, et tuleks mõni värav. See värav tuli ikkagi üsna hilja, et kas jõudis juba tunne äravaks ka minna või teadsid kogu aeg, et küll see värav tuleb? Me peame olema kannatlikud, et iga mäng ei saa minna 15 minutiga 3-0 juhtima, et jalgpall on kord selline, et see üks värav oli peamine ja lõime selle ükskõik mis ajal, et peaasi, et värav tuli ja see on meie jaoks kõige tähtsam. No selle värav olid jälle sina, et kas oled siis sellist
top-skooreri rolli siin üle võtmas Kaljus? Ma ei tahaks seda öelda, et ikkagi, et meil on väga võistkondlik meeskond, et kõik löövad ja kõik suudavad anda sööta, et täna söötis Tarasenkov ja mina lõin, et järgmine kord võib-olla on keegi teine. Kas sa oskad kirjeldada ka seda väravat kuidagi, et mida seal mõtlesid, plaanisid ja kuidas see välja tuli? Ma tegelikult nillisin seda palli juba tegelikult mitu võimalust, et pallid lihtsalt ei jõudnud minuni, et kui ükskord minuni jõudis, siis ma pidin lihtsalt pea vastu panema, et hea pall oli, et mul oli sisselükkumise vaeva ainult. No see üks võimalus tegelikult sul varem oli Tampedoo kauglöögi järel, et kas pall jäi seal natukene kaugeks? Ütleme et pall jäi kaugeks, et ühega peal lüüa, aga sellel hetkel väga puudet ei ole aega teha, et kahjuks täna oli sel hetkel selline olukord, et järgmine kord äkki saan ühega lüüa ja lõpetab pall ära. Kas mõtlesite äkki sellest Levadia mängust ka juba, mis vähem kui 3 ööpäeva pärast tuleb, et kas natukene püüdsite ka alguses selleks energiat säästa või mitte? Ei, kindlasti mitte, et me oleme mäng korraga, et iga mäng on meie jaoks raske ja seda näitas ka tänane mäng, et mäng korraga ja siis võib-olla tulevad tulemused. Aga üldiselt võib vist väga rahul olla asjade minekuga, et 12 liigamängust 11 võitu viimasest. Jaa, kindlasti, et me oleme oma mängu käima saanud ja me oleme saanud aru, mida treener nõuab ja oleme selle suutnud väljakul täide ja viia ja see on meie jaoks peamine. Lõpetuseks küsiks loosimistulemuste kohta ka. Eurosarja loos oli siin eile ja täna, et esimese ja potentsiaalselt teise ringi vastased ka teil nüüd olemas, et mida nendest loosidest arvad, kui hästi või halvasti läks või kui rasked vastased tulid? Mina isiklikult ei tea, kuidas see Albaania sats mängib, et küll me hakkame nüüd tööd tegema selle nimel, et teada saada, kuidas nad mängivad ja ükski euromäng ei ole lihtne, et kõik mängud on seal rasked, et me peame selleks valmis olema. Olgu, aitäh ja edu! Aitäh! Ja tuleb siia Kaspar Laur, Harju Laagri keskkaitsja. No, tere Kaspar, üks sammuke lähemale ka. Täna siis 0-1 kaotus Kaljule, kuidas selle mängu kokku võtaksid? No suures pildis ma arvan, meil kaitses asjad toimisid, lihtsalt see üks olukord natukene võib-olla ei olnud nii hästi, kui oleks tahtnud. No, selles mõttes, et värav tuli sellest, et seda oleks võinud paremini kaitsta, aga selles mõttes võimalusi meil oleks võinud tekkida ka rohkem, kui me oleks leidnud oma mängijad võib-olla paremini üles ja teinud lihtsamaid otsuseid kohati ja eks ta nii lõpuks läks. Mis seal väravaolukorras siis valesti läks? Praegu raske öelda, ma arvan, et me jäime tagapostis natuke magama, aga võib-olla ma oleks nüüd ise ka aidatud, me täpselt ei tea praegu. Aga kas püüdsitegi nagu väga madalal oligi plaan olla või teid lihtsalt suruti kohati sinna? Ei no, eks me proovisime kõrgelt ka ja vahepeal läksime alt sellega ja siis tulime ruttu alla tagasi ja võib-olla kulutasime natuke liiga palju energiat nende tühjade jooksudega ja siis lihtsalt võtsime neid madalalt kinni. Et selles mõttes, et nagu väga ohtlikuks nad minu arust ei saanud väga ja siis meie plaan selliseks läks. No mis seal 0-1 seisus lõpus oleks pidanud veel paremini tegema, et teravamaks ajada, et kas sa ise oleks pidanud ka äkki ründasse lõpus minema? See on meil treener otsustanud, et me seda ei tee. Selles suhtes ikkagi tuleb treeneri poolt, mis me nagu teeme ja võib-olla rohkem läbi äärte oleks võinud proovida, eriti lõpus, kus nad olid ka küpsed juba. Et võib-olla me ei suutnud enam mõelda nii külma peaga neid olukordi ja hakkasime natuke kiirustama. Teil nüüd 4 kaotust järjest ja 6 mängu ilma võideta Premium liigas, et kuidas üldiselt tundub, et kas on midagi pahasti või näed, et hakkab tulema võita ka? Ei, me läheme mängu korraga, et selles mõttes, et pikalt neid asju mõõnama ei jää, selles mõttes ja põõnama, et midagi halvasti ei ole, et siin tulebki lihtsalt korrektuure teha ja lähme järgmise mängu võitma. Ma küsiks lõpetuseks selle tänase uudise kohta ka, et Laagrisse tuleb uus kunstmuru varsti, et kui rõõmustav ja kui pikisilmi oodatud see mängijate jaoks on? Ma ikka väga kaua oleme oodanud muidugi. Ma ei tea, alati tahad ju uuel värskul väljakul mängida, et see on mõnus tunne. Olgu, aitäh ja edu!